pilt saada, siis tegelikult on tegemist kunstilise kuvandiga. Et korn, siis mais, on selline asi, millest saab kõike teha. Et maisist võib teha igasuguseid keemilisi ühendeid, nii toitu kui ravimeid, kui autokumme, kütust, eks ju, naftat. Et selles suhtes mais on üks väga suure produktiivsusega ja ülimalt viljakas taim. Ja no meie, kes me oleme siin, kes külalistest on siin Nõukogude ajal elanud, teavad, kuidas Hruštšov alustas, eks ju, maisikasvatuse ka Eestis. Kahjuks siin see väga kaugele ei jõudnud mingisugustele marginaalsetes mahtudes seda mingi aeg toodeti. No samas, kuna Ameerika mandril on suurem osa maisi kõik juba geenimuundatud, siis Ukrainas näiteks on kõige suuremad maailma maisiväljad, mis on veel puhtad, millel ei ole geenimutatsiooniga midagi tegemist. Ja see on ka vallandamas kahe suurriigi vahel, eks see kolmanda maailmasõja. Et see on ikka väike poliitiline taust, niimoodi üldiselt niimoodi sellesse maailma, milles me elame. Andrus Joonas näiteks tuli sisse ja ütles, et maailm on ühe aastaga nii palju muutunud, et täiesti uutel alustel on tänapäeval maailm. Et siin muidugi see mais on ikkagi sümboliks sellisele väärtusele, mis on materiaalne. Aga see näitus räägib ka vaimsest monopolist, eks ju, et need monopolid, suurkorporatsioonid, imperialistlikud riigid, kes üritavad inimkonna mõjutada oma huvides, siis tegelikult saab sellele vastupalust panna inimese oma maailma. Ja need ülimalt segased pildid, mis on selles ruumis, eks ju, et need räägivadki sellest, et kui maailm on nii mitmekiiline ja seal on nii palju eri tõdesid ja need, mida sulle söödetakse, et kui vastuvõtlik sa oled neil, kas sa suudad selle vaimse ja materiaalse monopolide vahel leida oma ruumi, kus sa ise hakkad kehtestama oma seadusi, oma mõttestruktuure praktikasse rakendama. Et kui me läheme nüüd nende piltide lihtsalt tegevuse tausta juurde, siis need on, paljud ongi sündinud viimasel Ameerika-Mehhiko tuuril. Need suured pildid on kõik tehtud eelmise aasta detsembris, novembris. Need performance'i pildid, mis on juba võib-olla aastate tagant, nende peale igast linnas meie ülemaailmne network printis jättis oma jälje. Nii et siin on palju minu imitseid, aga palju ka minu sõprade imitseid, kes on siia iga pildi peale printid oma mingi kujutise. Et neid pilte võib ka vaadata, kui tohutud niisugust kollektiivset autorlust, siin ühel pildi võib olla paarikümne kunstniku töö. Ja see annab ka selle sisule, selle mõtte, et see maailm, millest ma siin räägin, et see on niisugune tere tulemast minu maailma näitus. Nagu Alar ütles, et ma proovin siin rääkida nendest asjadest, mis on mulle tähtsad ja mille pärast ma neid asju teen, siis tegelikult minu maailm on väga seotud kogu selle ülemaailmse loomingulise networkiga kõikide nende sõpradega Aasias, Aafrikas, Euroopas ja nende füüsiline jälg pluss see loominguline jälg on kõikide nende piltide soas. Nendes videotes, siin on viimased videod Californias, teised New Yorgis. Ma ei hakka nende sisu pikemalt teile kirjeldama, aga vaadake ise, et need on kõik selle viimase reisu tulemised. Nad töötavad selles samas mõttes, et kui meil on oma maailm, et mis on meie oma maailm, kui tihedalt me oleme seotud ühiskonnaga, kas on võimalik mingi oma maailm ühiskonnast väljaspool, et paljudel teil, eks ju, ma tean, paljudel minu kunstiksõpradel ei ole kodus televiisorid, nad ei kuula raadiot, eks ju, et nad lõikavad ennast ära sellest meediamürast, et nad ei lase endasse üldse
sellist mainstream meedia poolt tekitatud sõnumeid, vaid nad eelistavad ise leida internetist ja igalt poolt selle mudeli, mis neile siis nende eluks on vaja. Samas, et kui sa lõikad ennast ära nendest meediakanalitest, et kas need teised vahendid on siis usaldatavad, et kas sinu enda mõttemaailm on nii sõltumatu, et ta üldse suudab luua midagi süsteemilist. Ja siin on muidugi King of the Corn on siin. Tunnete kõik ära, kes on King of the Corn. Aga see ei ole tegelik, ma ütlen teile saladuskatta, see ei ole tegelik King of the Corn. Et kõiki, ma ütlen ainult siin näitused, see ei ole siin kuskil kirjamatud, aga te olete kõik nii targad inimesed, teate ise ka aru, et kõikidesse asjadesse, ka nendesse, mis siin näitusel on, tuleb suhtuda kriitikaga. Questionize everything on üks 10 käsud, mis on viimases saalis, see käib selle kohta. Aga kui teil ei ole paremat varianti, kes on maailma kuningas ja selle süsteemi keskne aju, siis siin on teile vastus. No nii, ma liigume edasi siit kõik järgmisesse ruumi. No siin on meie viimased tuulid Mexico City's Che Guevara auditoorium, see on, kus 200 anarhisti hõivasid Mexico ülikooli ühe suure auditooriumi ja 5 aastat on seda enda käes hoidnud. Nad kutsusid meid sinna performeerima, see esimene tõruk, kellega me koos seal performance tegime, siis see performance rääkis Desire of Fire. Sisemisest ja välimisest, sisemisest põlemisest. Aga kuna inimesed on sisemiselt põlemine, ei ole välispiniselt tõlgendatav muuda kui hullumeeltega. Ja eriti Eesti kultuuris, kus iga inimene kuulutatakse kohe külahulluks või joodikuks, siis me peame kasutama kunstilisi kujundeid ja selline otsene põlema panemine on kõige parem moodus, mille meie selle lahti seletatud teid. Aga muidugi see on lihtsalt üks lõik sellest aktsioonist. Põletus saab ei saanud? Ei saanud, ma olen meid professionaalid. Aga nii, astume edasi järgmisesse. See on see ruum, mis meeldib kõige rohkem galeriitöötajate elukaaslastele ja lastele ja võib-olla ka paljudele, kes ei ole kunstiga nii otseselt seotud. Nagu te arvastangi kasutada alati selliseid sümboleid, mis on kasutatavad ka massikultuuris. Et selles suhtes see ruum on pühendatud Nahkurannale ja Katlamajale, mis on Pärnuses siin paar aastat juba tegutsenud põhiliselt suveperioodil ja need kujundused on ka selle Katlamaja kujundused, ma olen seda Katlamaja kujundused paar aastaselt teinud. Ja need miksid on tehtud siis Taavet Bristol ja Raivo Petersoni poolt. Need on tavaliselt need miksid, mille järgi me nii Tahlus kui Katlamajas oma teige aega vedame. Et selles suhtes see pilt, seda võib muidugi vaadata ka galeriiruumis, aga siin ta on lihtsalt selle use valguses ja selle mõte on ka, et kunstimaailm peaks oma pilgud suunama galeriiruumidest väljapoole. Et tegelikult kunst on suurepärane vahend, mille läbi inimesed võiksid leida kolmanda tee selle maailma juhtimisel ja isiklikul pinnal ka see võib olla tohutu hea loominguline päästik, mida inimesed võiksid kasutada oma maailma nägemise laiendamises. No kahjuks on kunst, eks ju, suletud tihtipeale lihtsalt sellesse galeriiseinte vahele ja see kuskile ei jõua, et siis et praegu on mul näiteks näitused ka Lekkeris seal Vabaduse all, seal Tallinna Vabaduse platsil ja
ja Luun ja meie aja Kangelase galeriis ja Reinald Telliskivis, et ma olengi hakanud nüüd kasutama niisuguseid alternatiivseid eksponeerimiskohti ka Eestis, eks ju. Nüüd vahepeal väike vaja ja rohkem suunatud oma tegevust välismaale igal pool alternatiivsete kohtadest, aga et tuleks nagu nendest galeriipindadest välja murda ja see on ikka vastastikune, et kunst vajab jõudu, eks publikul, et see energiavahetus publikuga on see, mis tänapäeva kunstis jääb väga palju saamata nii kunstnikel ja samas, et miks lõigata ära nii suurepärane vahel muutmiseks kui kunst inimestel. Et selles suhtes, et keegi ütleski, et see näeb välja nagu ööklubi, aga tegelikult, et miks mitte näidata kunsti ööklubis, et miks peab ööklubis vaatama mingeid nõmedaid alkoholireklaame kogu aeg, et miks seal ei võiks olla seda tõsikunsti, nagu see kanal. No nii, astume edasi, et kõik huvilised pääseksid ilusti saali. Aivari näitus, ja ma pean siin kiirustama. Klassikute näitused alles tulevad, mina teen siin niisama soojendusbändi. Ei ole tegelikult 18.30. No nii, siin on siis üks nendest performance'itest, mis on siin praegu üks pikemas versioonis. See on ikka paari aasta praegune, aga et siin on Nongrata, nagu te näete, Jaapani, Koreaan, Ameerika, Soome, Inglise, Prantsuse ja Eesti liikmed teevad Pariisis koos performance'id. Samal ajal kui Eestis, eks ju, avaldatakse raamatuid Nongrata surmast, siis see on tegelikult, mis toimub, eks ju. Et see viimane tuur meil oli 14 3 kuud viilasime Ameerikas ja Mehhikos ja kokku siis 72% maailma ekvaatori ümbermõõdust. 73% ekvaatori ümbermõõdust sai läbitud, et kelle jaoks on surnud, kelle jaoks ei ole. Et samamoodi akadeemia kogu maailma, kõikides ülikoolides, eks ju, Aasias, Ameerikas, Euroopas ja see kõik on õppeprotsess, nii et kes tahab täpselt vaadata, kuidas tegevuskunsti peaks õpetama ja kõike muud, siis see on õpetusvideo, mis me oleme teinud traileris, siis kuidas tudengid on kõik kilekotid käes, seisavad seal ja vaadake, kui kodus tegeleda. Siin on meie inglise professor Ryan Masted, Setu professor Thomas Kruusing, Mariann Kivila seisab seal aju peal, tema on järgmise näituse galerist. Seda ma ei tunne. Virginia Bloom. Professorid on palju. Ja siis need pildid siin on, ma olen teinud ühe töö, Olle Meier, kes Nongratas oli siin, kui te teate, et sõuprühmikus Leonard Laapin, Leonard Laapin ja Gunnar Meier, siis Olle Meier oli siis Nongratas selline taustafiguur paljudele tegelistele, aga paljud teda ei tunne, aga talle jätkas oma elu nagu tema isa ja eelmine suvi ta suri ära, siis ma tegin tema mälestuseks. Siin on nimetatud kõik need grupeeringud, kus ta on osalenud. Et oli väga aktiivne tüüp. Siit on mees. Tulevad kotti, aga jah, mina omalt poolt tegin siukse pildi. Ja nüüd selle tuuri lõpetuseks 10 käsku. Mooses tegi ühiskonnale, nagu te teate, Siina'i mäel 10 käsku 6000 aastat tagasi. Sellest ajast on ühiskond väga palju muutunud. Ühiskond on teistsugune, inimkond on arenenud. Tahaks loota. Ma ei tundnud küll 6000 aastat tagasi neid inimesi, kes sellel ajal maailma liikusid, aga kuigi mina isiklikult usun ainult isiklikul kogemusel omandatud kogemustesse. Seetõttu ma eriti raamatuid ei usu, aga
ma teen väikse niisuguse referentsi siis kirjutatud sõnale ja usun, et 6000 aasta jooksul on inimene edasi arenenud. Et mina igastahes tunnen, et need Moosese 6000 aastat tagasi tehtud käsud, et need ei aita tänapäeva inimest. Et see inimene on ikkagi nii palju muutunud ja ühiskond on läinud nii palju keerukamaks, et võib-olla need väga niisugused enesestmõistetavad Moosese 10 käsku ja nende järgimine, et see toolbox, mis Mooses inimestele kaasa andis, et see ei aita enam tänapäeva inimest selles rägastikus hakkama saama. Et selle tõttu ma olen ise teinud need uued 10 käsku tänapäeva inimesele. Osad on siin seinte peal, osad on siin raamatus, nii et te peate veel osad siit välja otsima, et päris 10. Need osad kattuvad, neid on natuke rohkem kui 10. Need osad on lihtsalt pildiga mitmed korrad lahti seletavad. Aga et põhimõte on selles, et kui me avame oma külmkapi ja võtame välja piimapakk, siis me vaatame, millal best before, millal parim enne on möödas. Et kui piimapakk on ikkagi nädal aega vana, siis me tõenäoliselt seda oma kohvi peale ei vala. Et miks me peaks ka vaimse toiduga teistmoodi talima. Et tõenäoliselt tuleb seda best before'i jälgida ka vaimse toiduga. Kõik asjad, mida sa endasse lased, see ikkagi mõjutab su elu. 6000 aastat on ikka väga pikk aeg ja kui keegi ei taha süüa 6 aastat vana liha või ei taha elada nende reeglite järgi, mis oli 6 aastat tagasi, siis tõenäoliselt tuleks teha restart kogu sellele programmile. Mina siin omalt poolt olen oodanud 40 aastat, et keegi tuleks välja uue 10 käsuga, keegi ei tulnud ja mul hakkab praegu natuke kiire. Sellepärast ma võtsin ja tegin selle ära. Aga põhimõte on selles, et igaüks võiks nendes samades keerukates süsteemides, mida eelpool ruumides te nägite, et sellest virvarris tuleks leida oma mõtteselgus ja oma strukturaalne süsteem, mis aitaks sul enda struktuuri paika panna ja see, kas seda teha seda 10 käsukujud või mingitel muude vahelistel, see on iga enda vahel. Aga nende 10 käsuga, et mul on 100% garantii lõpliku õnne valet, kui sa järgid kõiki neid 10 käsu. Ma võin öelda 100% kindlusega, et sa elad õnnelikult elu lõpuni. No nii, sellega on siis näitus ja seal on veel paar slaidi, et vaata ise mõtelda. Ja minu poolt siis näitus on siis kõik ja popcorni ja juua ja kui on kellelgi küsimuses, siis võite otse pöörduda ja siis me läheme edasi Avangat galeriisse, kus on siis selle näituse esimene ahvapaar. 10 commandments, 10 käsku. Noh, plaksutage.